Joss ei jaga oma andmeid. Uus osa igal kolmapäeval www.lastekass.ee. Mul on igav. Lähme vaatame postkasti. Äkki on seal uusi lasteajakirju. Lasteajakirju ei olnudki. Aga ema, vaata, kui palju posti sulle tuli. Huvitav, ma ei ole seda ju tellinudki. Kuidas nad siis sinu aadressi teadsid? Me kolisime siia ju alles eelmisel aastal. Ma tõesti ei tea. Neid värvilisi pabereid ei saa ju põletadagi. Viin nad hiljem paberi prügikasti. Kas sul on veel palju tööd teha? Ei usu, vaatan lihtsalt korra üle, et ega mõnda olulist töömeili tulnud ei ole. Näe, vanaema kutsub sünnipäevale. Selle kirja jätame alles. Miks sa need kirjad kõik ära kustutad? See on lihtsalt rämpspost, mõttetud reklaamkirjad. Kuidas nad sinu meiliaadressi teavad? Internetis on firmad, kes otsivad e-posti aadresse kokku. Eks need reklaamipakkujad sealt need aadressid võtavadki. Aga kas sa ei saa neile öelda, et nad rohkem rämpsposte ei saadaks? Mõnikord saab, jah. Vaatame, kuidas selle reklaamiga siin lood on. Kui te ei soovi meilt rohkem infot saada, klikkige palun eemaldamiseks siia. Nii, klikitud. Olete meie andmebaasist eemaldatud. See käis väga lihtsalt. Vaata just, sulle on sõnum. Ainult sellel nädalavahetusel Laheda Kuti mänguasja poes kõik tooted 20% alla hinnatud. Äge, mäletad jaes seda ühte helikopterit, mis seal oli? Isi, lähme kohe Laheda Kuti poodi. Ma sain neilt just sõnumi, et täna on kõik 20% soodsam. Just tahab panna seda kingitud taskuraha eest ühe asja endale osta. Lähme, aga enne teeme ühe asja selgeks. Juss, kuidas see mänguasja pood sinu telefoninumbrit teadis? Ma tõesti ei tea. Küsime siis poest Terele. Tere päevast, Laheda Kuti mänguasja pood kuuleb. Tere, mina olen Jussi isa. Juss sai just mõni hetk tagasi teie käest mobiilsõnumi allahindluse kohta. Jah, see on väga hea pakkumine. Tegelikult tahtsin ma küsida, kuidas te Jussi mobiilinumbrit teate? Saatsime pakkumise kõikidele klientidele, kes täitsid sügisel ostukampaania loosikupongi, mille peaauhinnaks oli reis Korgeasaare loomaaeda. Palun oodake üks hetk. Kuule, Juss, kas võib olla, et oled selles poes mõne loosikupongi täitnud? Ükskord vist oli jah, kui ma Jesperile sünnipäeva kinki käisin valimas. Kas Jesperile ikka meeldivad autod? Muidugi, kollane värv on tema lemmik. Ma võtaksin selle mänguauto. Kas soovite osaleda loosis, mille peaauhinnaks on perereis Korgeasaare loomaaeda? Nimi Juss, aadress Lai 99, mobiil 543 2109. Juss, kas sa seda teksti ka lugesid? Täites selle kupongi nõustute edaspidi saama reklaami kõikide meie poe sooduskampaaniate kohta. Ei, ma tahtsin kupongid ruttu loosi kasti panna. Aitäh, tõepoolest oleme selles loosimises osalenud. Head päeva! Kas ma nüüd enam ei saagi neilt sõnumeid? Ma ikka tahaks. Las siis olla, aga nüüd sa tead, miks sa neid sõnumeid saad. Aga Juss, teinekord ära neid kuponge ilma meieta täida. Need on ikka täiskasvanute jaoks mõeldud. Ei täida. Ega miskit ei muutu, kui ikka ise midagi ette ei võta. Aitäh heade pakkumiste eest. Olen praegu plaaninud ise kodus joogaga tegeleda. Palun ärge mulle rohkem postiga pakkumisi saatke. Tervitades Ellen. Sellele parima poliitika erakonnale helistan ka nädala alguses ja palun oma andmed kustutada. Kaubanduskeskuse leht võiks ka ikka käima jääda, sest mõnikord on siin väga häid pesupulbri ja nõudepesutablettide pakkumisi. Aga mis seal otsepostiga küll pihta hakata? Tere,
Mõtlesin, et toon vanaema kirja teile ikka otse kohale. Tundus selline kõval paberil olevat, et äkki kutse või midagi. Seda reklaami on viimasel ajal nii palju olnud. Mõnikord on lausa hirm, et mõni oluline saadetis võib kaduma minna. Suur tänu! Eks ma võtan nüüd ise ka tegevusi ette, et minu postkasti ainult soovitud kirjad tuleksid. Nägemiseni! Üle korduks muinasjutt sai läbi. Vali, kumma kupongiga küsitakse inimeselt andmete kasutamise luba õigesti. Tubli, sellel kupongil on hästi näha koht, kus öeldakse, et neid andmeid hakatakse edaspidi kasutama. Mängu lõpp!